tere! Esitleme teile täna programmi agregaatorit, mis on tööelu lihtsustaja, hõlbustaja, ergonoomilisemaks tegija. Igaüks nimetagu, kuidas talle see mugavam on. Selles osalejateks on ehitusettevõtted, ehitustarvetega kauplejad ja nendest töötajad. Tänapäeval on inimesed eraelus harjunud kasutama telefonis AliExpressi, Amazoni ja ka meie pakume seda, Ginex EU. Me ei leiuta ratast, sest tänapäeva ratas on juba välja arendatud. Kui tänapäevane see ratas ka ei oleks, on inimesed siiski harjunud mugavusega ja nõuavad seda. Mis on siis see väärtus, mida me turule toome? Selleks, et sellest aru saada, on vaja natukene süveneda turul toimuvasse olukorda. Probleemiks on siis igapäevaste jooksvate kaupade tellimine ehitusobjektile, nagu näiteks lood, haamer, kruvikeeraja ja nii edasi ja kogu see segadus kõige selle ajal. Tutvustan teile siis skemaatiliselt, kuidas olukord praegu toimib. Praegu käib siis tellimused kas siis WhatsAppi grupi kaudu ehitajad, siis objektijuhid loovad siis grupi, kõik objektijuhid on seal grupis ja siis kogu see info läheb varustajale või siis Viberi kaudu või siis selle to-do listi kaudu. Et näitan teile, kuidas see asi siis käib. Praegu nad siis kirjutavad oma tinglikult kokkulepitud objekti nime, siis objektijuhi nime ja siis see tellitud kaup. Ja nüüd siin selle tellitud kauba juures ongi need kõige suuremad takistused, mis tekitavad kogu selle segaduse. Meil on teie jaoks siis valmis 3 slaidi või siis õigemini 3 skeemi, mille kaudu me teile näitame, mis praegu turul toimub, kuidas on võimalik turul toimuvat muuta. Aga enne kui me asume selle slaidi kirjelduse juurde või siis selgitamise juurde, ma peaksin teile selgitama, kes on varustaja. Tavaliselt on niimoodi. Kui on ettevõttes 3-4 objekti, siis ettevõttel on selle jaoks juba eraldi varustaja, kes ainult tegeleb sellega, et võtab siis ehitusobjekti juhi käest tellimuse vastu, käib poes, toob kohale ja nii edasi. Samamoodi, kui on väiksem ettevõte, kellel on näiteks ainult 2 objekti, siis ja mahud ei ole nii suured, siis juhtub niimoodi, et siis objekti juht käib ise poes. Või siis nemad on nõus kulutama selle peale aega, et nad helistavad siis kauplustesse, tellivad mingi kaupa ja siis kauplus toob ise selle kauba kohale. Niimoodi. Meie siis lahendame kõik need 3 võimalikku osapoolt ära, lihtsustades siis kogu seda protsessi niivõrd, et sellest tuleb reaalne rahaline kasu. Et vaatame siis selle slaidi pealt järgi, kuidas praegu turul asi käib. Et siin on meil siis näiteks ehitusettevõte ja siin on meil objektijuhid. Ja kui nüüd objektijuhid, kui näiteks ettevõttel on siis 4 objekti, järelikult on 4 objektijuhti. Tavaliselt 4, 5, 6 siis objekti peale on neil üks varustaja, kes käib poodides, kes käib rendis, kes siis käib ja vahetab seda kaupa või siis neid instrumente seal objektide vahel, laenutab ühelt objektilt teisele objekti ja nii edasi. Niimoodi. Siis kuidas see praegu toimub? Nagu ma teile eelnevalt just näitasin, toimub see siis kas siis Viberi, to-do listi või siis
WhatsAppi kaudu. ja kui nüüd siis see objektijuht kasutab seda Viberit, WhatsAppi või to-do listi, siis enne kui see kogu info jõuab siis selle varustaja kätte, siis siin vahel on kohutavalt suur probleem. probleem on selles, et info puudus, et ebatäpsed andmed, ebatäpne tellimus ja kõige hullem on see, et objektijuht kulutab oma tähtsat kallist aega selle peale, et ta pidevalt istub telefonis ja tipib. mul on vaja haamrit 2 tükki, mul on vaja loodi meetrist, mul on vaja mõõdulinti sellist, eks. ja nüüd jäävad siis paljud andmed kirjutamata. kui nüüd varustaja jõuab poodi, siis enne poodi tema seda nimekirja ei vaata. varustajal on välja kujunenud mingisugune omaette ring, millist tiiru ta nagu siis teeb selle kauba kokkupanemisel päeva jooksul, et objektidele laiali viia. kui nüüd varustaja jõuab poodi, siis ta hakkab vaatama, et objektijuht, näiteks objektilt X, tellis haamreid 2 tükki. aga millist? Kas metallvarrega või puuvarrega, kas 300 grammist või 100 grammist? või siis tellis mõõdulindi. aga millise? kas 5-meetrise, 10-meetrise või 3-meetrise või siis loodi. no näiteks lood pandi täpselt kirja, et 2 tükki 1,20 m. aga millise firma oma? sellepärast, et Stabila lood maksab vähemalt 5 korda rohkem kui näiteks Fere oma. ja objektil on see väga oluline aru saada, millisele töötajale ma praegu seda loodi ostan, sest hinnavahe on päris suur. ja nüüd, et seda probleemi lahendada, hakkab ta nüüd iga kord sellele objektijuhile nüüd siit tagasi helistama. praktiliselt iga kauba kohta ta helistab tagasi ja küsib. muidugi intuitiivselt on mingid asjad juba selged, eks, aga ikkagi tihtipeale toimuvad need tagasihelistamised ja need ebakõlad. no näiteks saeketas. ma lähen poodi, vaatan saeketas, kas 16 hammast või siis 24 hammast, millist, eks. et nüüd, et seda infot nagu täpsemalt kokku saada, peab ta kogu aeg nendele objektijuhtidele tagasi helistama. aga kõige hullem on see, kui nüüd kujutage ette, et objektijuht unustas midagi tellimusse kirjutada. Neil on ettevõttesiseselt kokku lepitud, et kas 8:30, 8:30 või siis kell 9 on see viimane aeg, millal enam tellimust selle Viberi või siis selle WhatsAppi kaudu või siis to-do listi kaudu enam esitada ei tohi, sest kellaaeg on ju näha, millal sa saatsid. ja mis siis juhtub? Objektijuht ei taha enam sinna kirjutada, siis ta hakkab sellele varustajale nüüd helistama. ole hea, võta see asi ka. ma unustasin selle asja kirja panna. et varustaja on nüüd roolis ja kogu aeg hakkab siis selle objektijuhi unustamise pärast peab kogu aeg seda telefonitoru nagu vastu võtma ja siis meelde jätma, mida ta siis lõppude lõpuks tahtis. et see tekitab kohutava segaduse. kui ta on poest need kaubad kätte saanud, siis tekib hinnang, kui kaua ma veetsin selles kaupluses aega, et kogu seda kaupa kokku saada. see on tegelikult väga kohutav aeg. niimoodi. ja muidugi objektijuhil paljud siis ütlevad, et igal poel on siis nii-öelda internetipood olemas või ta võib oma sellele kliendihaldurile helistada. aga kujutage ette seda ajamahtu, mida peab objektijuht oma töö kõrvalt kulutama selle jaoks, et tellida mingisugune, ma ei tea, kellu, mingisugune kruvikeeraja. see on ju kohutav aeg, eks. muidugi on võimalik, et siit internetipoest ta tellib kauba ja läheb nüüd siis siis Decora interneti sinna kauplusesse hakkab tellima. siis ta läheb nüüd kõige selle kaupade vahelt hakkab seda otsima, eks. nüüd ta läheb siis näiteks varustaja 24 läheb sinna, hakkab otsima või helistab, eks. tal läheb seal mingisugune tund-poolteist ainuüksi selle kauba komplekteerimise peale ja siis ta unustab veel midagi ära. siis on igavene jama on kogu aeg sellega, igavene jama. ma olen ise varustajana töötanud, ma tean, mis jama see on. ja siin need hädad ei lõppe. oletame, et ta isegi viitsib tellida nüüd selle internetipoe kaudu või siis helistades või siis kirjutades. ja kujutage nüüd ette, nüüd tal enda varustaja tuleb nüüd siia objektile kaupa kätte andma. nüüd ta läheb selle objekti juhi juurde, ta peab sellele dokumendile allkirja võtma tulevikku siis tellimuse kinnitamiseks, et ta on ikka kauba kätte saanud.
peab ta allkirja andma ja nüüd tuleb veel teisest poest talle see varustaja, siis tuleb veel kolmandast poest see varustaja, iga päev selline jama ja kujutage ette nüüd, kui objektijuht just istub, teeb mingisugust detailitööd ja nüüd keegi talle helistab, kuule, tule võta kaupa vastu. Või siis ta vaatab, kuidas siis objekti peal kontrollib mingisugust täpset tööd, on vaja teha mingit, ütleme näiteks betooni sinna valada, vibraatorid seal kasutada, et see kõik nagu vibreeriks õigesti ära, eks. Ja nüüd talle keegi helistab, kuule, tule võtta kaup vastu. Nüüd ta ütleb sellele kaubatoojale, et sa pead ootama, sellepärast et mul on tähtis töö ja nüüd see kaubatooja on närvis ja nüüd on siis see objektijuht närvis, sellepärast et ta peab meeles pidama. Nii et närvid on kohutavad läbi igapäevaselt ja meie tahame siis teha seda kõike protsessi ergonoomilisemaks ja meil on selle jaoks lahendus olemas ja lahendus tuleb siis teise slaidi peal. Selle segaduse oleme me teile nüüd ära näidanud ja nüüd me näitame seda, kuidas toimib Genex EU. Sisuliselt ta toimib nagu Amazon ja AliExpress ja me vahepeal tahtsimegi teda nimetada üldse Local Amazoniks, aga meeskonnas käis sellest kohutav selline vaidlus ja sõda, et hääled jäid peale, et me Local Amazoni ei võta, plagiaati nii-öelda tegema ei hakka. Ja kuna meie ettevõtte nime on Geniga nagu seotud ja siis me mõtlesime, et see peab olema Gen Express, et siis Gen, kes teeb kõike hästi kiiresti, et kõik peab toimuma hästi kiiresti ja maksimaalselt mugavalt. Ja kuidas meie siis süsteem toimib? Et kui me vaatame seda osa siit, siis just see osa, see meie programm on seotud konkreetselt kolmanda slaidiga. Kui me nüüd lähme kolmanda slaidi juurde, siis pange tähele, kas minge tagasi, natukene kerige tagasi, vaadake üle või jääb teile endal niimoodi meelde. Aga see osa siit, meie programm on konkreetselt seotud kolmanda slaidiga. Aga kuidas see töö põhimõte nüüd käib selle lihtsustatud süsteemi järgi? Siin on nüüd siis ehitusettevõte ja siin on siis nüüd objektijuhid. Vaadake, need mustad ristid sellel rohelisel taustal on nii-öelda siis brigadirid. Et süsteem peab toimima niimoodi, et tulevikus objektijuht üldse ei telligi mitte midagi, tema kinnitab tellimuse, kontrollib ja kinnitab. Ehk siis igal objekti peal on siis mingisugune meeskond, ehk siis brigaad, neil on brigadir, kes teeb nüüd siis selle tellimuse, paneb need linnukesed ära, märgib kogused ja kui tema nüüd kinnitab selle tellimuse, siis objektijuht näeb, et see brigadir on midagi tellinud ja tema siis kontrollib tema nii-öelda siis kompetentsust ja kinnitab tellimuse. Hetkel toimib see niimoodi, et objektijuht teeb siis meie programmi kaudu omale tellimust. Objektijuhile siis meie programmi on kantud sisse kõik need kaubad, mida ta arvab või siis mida ta on prognoosinud, talle igapäevaselt läheb vaja kõikidest kauplustest, kelle käest tema neid ehitustarbeid nagu ostab. Kõik kauplused. Tema oma programmi kaudu siis saab näha hinda, kirjeldust, pilti, koguseid ja kõiki selliseid detaile, mida ta enam kirjutama ei pea. Tööd kasutab otsingumootorit, leiab selle kähku ülesse, paneb linnukese, paneb korvi ja nüüd see korv ära ei kustu, ta ei saa enam midagi unustada. Kui need kõik nüüd objektijuhid on oma tellimused ära teinud, siis ja saadavad need, kinnitavad siis selle tellimuse, siis vastavalt nendest poodidest, kus tema tellib, läheb see tellimus laiali. No näiteks ehituse ABC-st ta tellis haamri ja loodi ja mõõdulindi, aga näiteks Decorast tellis siis külmalisandi, kellu ja veel mingisugused puurid, siis tema tellib selle ühest kohast, nii nagu meil Eestis toimub see hinnavaatlus ja kui ta nüüd kinnitab selle tellimuse, siis need lähevad vastavatesse poodidesse laiali, no nii spetsiifilistesse, näiteks Hiltisse ja nii edasi. Nüüd kui igal siis sellel ettevõttel igas poes, kellel on nii-öelda maksetähtaeg, on oma kliendihaldur
siis kliendihaldur kinnitab selle tellimuse, kontrollib, et jah, see ettevõte on neil selles nimekirjas, saadab siis selle tellimuse lattu. Laomees nüüd vaatab, mis tellimus on ja paneb selle kauba 3 või 4 tunni jooksul kokku, no mõni kauplus on siis 5 tunni jooksul, me oleme teinud selle eeltööd sellega. Ja nüüd siis laomees eksida ei saa, sellepärast et laomees näeb kauba kirjeldust, aga laomees näeb ka seda tootekoodi. Noh, mõnel pool on alias kood, mõnel on see triipkood ka tootjalt, eks, need numbrikesed seal. Ja laomees, olles kauba kokku pannud, tema enam midagi tegema ei pea. Nüüd siis, kui siis see varustaja tuleb nüüd, näeb seda tellimust, varustaja enam lettide vahel ei käi. Tema enam lettide vahel ei käi. Tema läheb lattu, kinnitab oma kauba kättesaamist, temale me oleme loonud samamoodi meie programmi sisese to-do listi, tema teeb seal märked, et selle kauba olen kätte saanud ja läheb rahulikult minema. Samas on meil süsteemis pandud ka võimalus, et kui näiteks on mingisugune uus toode, mida nad teavad, et neil on seda vaja, aga nad ei ole veel sinna programmi sisse tõmmanud, et siis objektijuht saab selle käsitsi juurde kirjutada. Ja kui nüüd see varustaja käis seal ikkagi selle leti vahel ära, ostis selle kauba ära, siis järgmine kord on see kaup juba tal selles programmis sees, nad kannavad selle lihtsalt sinna sisse ja lihtsustavad siis seda protsessi. Kui nüüd protsess on meil korraldatud niimoodi, et kui objektijuht selle tellimuse ära teeb, siis varustaja ei saa seda tellimust või seda teadet selle tellimuse kohta enne 4 tundi kätte. Ehk siis on tehtud viivitussüsteem sellel eesmärgil, et varustaja teaks, et kui tellimus on tulnud või siis temale süsteemi on see teade tulnud, et tellimus on tellimuse nimekiri, siis vastavalt tema teab, et järelikult eeldatavasti on see kaup ka poes koos. Ja ongi, käib siis ühe korraga, toob selle kõik kauba nagu objekti peale ära. Ja sedasi see lihtsalt käibki, hoiab kohutavalt aega kokku. Ja kui me nüüd lähme 3. slaidi juurde, siis 3. slaidis või siis 3. skeemis me näeme seda, et siin tasandil on siis toodud ära selle ringiga, et see on ehitusettevõte, mingisugune konkreetne ehitusettevõte. Nurkades nende ruudukeste sisse on toodud näide, et ühes kaupluses, näiteks kaupluses X on 100 000 kaubaühikut ja teises spetsiifilises kaupluses näiteks on mingisugune 5000 kaubaühikut, aga rendis on näiteks 1000 kaubaühikut. Iga ettevõte saab siis siin selles süsteemis üldisest andmebaasist tõmmata enda andmebaasi just need kaubad, mida ta on tavaliselt ostnud. Kui ettevõte on turul juba, ütleme seal 2 aastat või 1 aasta, siis nad iga selle aastaaja peale nad enam-vähem teavad, mis kaupa nad igapäevaselt ostnud on. Sellepärast, et neil on ostuajalugu ja kõik sellised andmed on neil olemas, et nad peaksid mingisugune 2, 3, 4 päeva seadistama, need andmed sinna sisse kandma, ei ole käsitsi vaja midagi kanda, lihtsalt teevad samamoodi, vaatavad kauba, teevad linnukese, kinnitavad ära ja siis tuleb see neile andmebaasi. Ja ütleme näiteks ehitusettevõte on natukene laiahaardelisem kui betoonitöötaja. Kui näiteks betoonitööl ettevõte teeb betoonitöid, siis tal tapeediliimi vaja ei ole. Ehk siis temal on, ütleme, see siht on nagu teada, mis kaupasid tal igapäevaselt vaja on. Tal on suht konkreetne 95% ulatuses on tal teada, mis kaupa tal igapäevaselt vaja on. Aga oletame näiteks, et on mingisugune ettevõte, kes on natukene laiahaardelisem. No ütleme näiteks, et tal on seal sisetööd teevad, betoonitööd teevad ja elektritööd teevad. Siis meie selles baasis on võimalik ka nende vahel tõmmata kaubad kõik sisse ära ja anda siis juurdepääsu nimekiri nii-öelda elektrikule elektrikaupadele, betoonitöödele betoonikaupadele ja sisetöö tegijale siis sisetöökaubad. Miks me seda nii-öelda juurdepääsuks nimetame? Juurdepääsuks me nimetame seda sellepärast, et ütleme, selle betoonitöötajal ei oleks vaja nii suurte andmemahtude sees nagu surfata ja kogu aeg scrollida ja listida, et temal on enam-vähem ikkagi teada, mida tal igapäevaselt vaja on, et tal oleks mugavam ja kiirem.
esialgu me oleme kavandanud korraldada niimoodi, et me kanname need andmed ise sisse. Et meil on meeskonnas olevad inimesed, kes teavad, kuidas need andmed sinna sisse kanda. Pärast tulevikus me juba kavandame üle minna sellele, et poed ise kannavad massiliselt need andmeid sinna meie andmebaasi sisse ja paraku me ei jäta poodidele võimalust sellega mitte ühineda. Paraku see niimoodi on, sest nad kaotavad selle pealt. Mitte sellepärast, et me tahame poodile konkurentsi pakkuda, aga nad kaotavad selle pealt. Täpsustuseks ütlen veel seda, meie süsteem ei müü mitte midagi, absoluutselt mitte midagi me ei müü. Me ei müü poekaupa, me ei võta ettevõtetelt raha selle eest, et nad seda kaupa nüüd nagu nii-öelda ostavad, et kauba hinnaks, mis nad ostsid, tuleb 2000 näiteks eurot või 1000 eurot, siis meile nad midagi maksma ei pea. Nemad maksavad otse poodi. Meie agregaator on siis nii-öelda tellimuse mugavamaks korraldamiseks ja organiseerimiseks. Rahaks pööramine toimub meil hoopis teistsugusel viisil. Rahaks pööramise tingimused ja nüansid on meil kõik läbi mõeldud, kuidas seda kõike peaks korraldama, aga tähtis on just see, et aru saada, et meie programm midagi ei müü. AliExpress müüb teiste tootjate kaupa, Amazon müüb teiste tootjate kaupa, meie ei müü, meie vahendame tellimust, me teeme tellimuse esitamise mugavamaks. Nagu ma ütlesin, rahastamine või siis rahastuse saamine või siis selle rahaks pööramine käib meil teiste mehhanismide kaudu. Ja nüüd ma tahtsin teile rääkida, kuidas võidab ehitusettevõtja meie programmi kasutades. Kui suuri summasid ta võidab? Millised kulud tal kaovad? Meie programmi kasutades nende kulud vähenevad, kaudsed kulud vähenevad ja otsesed kulud vähenevad. Kuidas meie siis näeme, et kulud vähenevad? Võtame siis, lähme selle sama näitena edasi, et on ehitusettevõte, kellel on 4 objekti. Järelikult on neil 4 objekti juhti. 4 objekti juhti, iga objektijuhi tunni hinne koos maksudega on 20 eurot. No ligilähedaselt, pluss miinus. Nüüd, kui üks objektijuht võidab päevas selle süsteemi või siis selle mehhanismi või siis meie Genex EU kasutamisest, tund aega võidab päevas üldkokkuvõttes. Hoiab närvikulu kokku, on parem korraldada oma tööd, igapäevast tööd, on lihtsam selle võrra kontrollida teiste töötajate tööd, käia üle vaadata, et pärast järeltöid ei oleks, mille pealt ta ka omakorda kaotab. Kui ta päevas võidab tund aega, 22 tööpäeva ehk siis 440 eurot, aga 4 objekti juhti, see teeb peaaegu 2000 eurot juba efektiivsemat tööd 2000 euro ulatuses. Kui aga varustaja töö on mugavam ja efektiivsem, tekib väiksem kütusekulu, väiksem amortisatsioon, väiksem rehvikulu, efektiivsem töökorraldus, kõik ülejäänud töökorraldused, objektide vahel instrumentide vahetamised, süsteem võimaldab kontrollida, kellele missugune instrument välja laenutatud, et millised objektid, millise objektile inventuuri võimalused teeme sinna pärast juurde, millised need instrumendid on, millised maha kanti. Et see 4 objekti peale oleme arvestanud, tuleb võitu kuskil 3500–4000 eurot kuus. Sellepärast sinna juurde tuleb veel võit sellest, et kui objektijuht ühel objektil saab korralikumalt üle vaadata selle tunni vältel, siis päevas saab üle vaadata oma töötajate töö, siis tekib vähem nii-öelda järeltöid, kui objekt on üle antud. Sellepärast, et kui tulevad järeltööd, objekt on üle antud, firma saadab sinna objekti peale ühte töötajat, kes teeb seal mingisuguseid lihvimistöid või mingeid täiendavaid töid, see on ka kohutav ajaraisk ja ka kohutav raha raiskamine või siis kulutamine, mis ei ole ettevõttele üldse kasulik. Ja kui neid järeltöid on samamoodi vähem, ka selle pealt nad võidavad. Ehk siis võit selle mugavuse pealt on niivõrd kohutavalt suur, et ettevõttel lihtsalt on kasulik hakata seda kasutama selle raha eest, mille eest me pakume seda programmi neile kasutada. Samas poed näevad, et ettevõtjatel on mugav seda kasutada, nemad tahavad ka pigem selle programmiga siis programmi sees töötada,
et neilgi oleks poetöö korraldatud palju paremini ja palju mugavamalt. Teine efekt, mis tekib poele, näiteks mina olen näiteks poe X püsiklient, minul on seal head lepingud ja kõik asjad ja samamoodi selle poele meeldib väga minuga koostööd teha, õigel ajal on kõik asjad makstud, pidevalt eelistan sellest kauplusest midagi osta. Kui näiteks praegu varustaja tuleb sinna poodi ja ta tahab sealt osta näiteks haamrit, mõõdulinti, loodi ja kellut, eks, siis antud hetkel ei ole poel mitte mingisugust ülevaadet, mida see ettevõtja reaalselt tema käest igapäevaselt tahab. Kui näiteks mina varustajana tulen poodi, mul on vaja neid 4 asja, aga mina sain siis haamri, loodi ja kellu kätte, mõõdulinti ma ei saanud, ma lähen selle mõõdulindi pärast teise kauplusesse. Poel pole vähimatki ettekujutust, et ma seda mõõdulinti tahtsin. Aga kui poel on nagu ettekujutus, et ma seda mõõdulinti tahtsin, aga poel ei olnud seda võimalust pakkuda, siis poed saavad palju efektiivsemalt oma varusid kontrollida ja teha ülevaadet, millist kaupa rohkem tellida, millist kaupa vähem tellida. Muidugi see on pika aja peale, ütleme seal 1,5–2 aasta peale, sellest hetkest, kui see programm tööle hakkab, aga see kontroll oma kaubavarude üle on palju efektiivsem, nii et kauplusele on täpselt samamoodi kasulik. Nii et meie programm teeb selle kõigile kasulikumaks. Ja siin koha peal ma ütlen teile, me oleme kõvasti panustanud sellesse. Meil on olnud valmis prototüüp, mis toimis, aga kuna see prototüüp oli ainult arvutis, siis see tähendab seda, et turg ei võtnud seda vastu. Nüüd on see programm juba telefonis täiesti toimiv ja täiesti valmis olemas. Nüüd on meil vaja tulla turule, aga turule tulek peab olema kiire ja jõuline. Me ei tohi lasta seda aeglaselt turule tulemiseks, sellepärast siis ei ole seda efekti. See efekt ei saa tulla liiga aeglaselt, kõik jätavad selle maha. Ehk siis seda kiirust andest meil on vaja investeeringuid. Järgmiseks aastaks turule tulekuks on meil vaja 300 000 eurot. 300 000 euro eest me suudaksime aastaga selle asja Eesti turul käima panna. Niivõrd, et ta oleks juba tuntud. Kui aga see areng, me oleme arvestanud, et see areng võib natukene kiiremini minna, siis on vaja rahasüsti juurde. Aga esialgu arvestame 300 000 investeeringuga ja lisaks ütleme veel seda, et kindlasti on see miljardi projekt ja Eesti on selles mõistes katseplatvorm. Me jääme küll Eesti turule, aga arvestame ikkagi laieneda kiiresti üle maailma. See on üks parimat teile.